2 tuntia pärast oma kaisanasta se poja matmist helises mu telefon könega, mis muutis mu elu igaveseksi. Tema opettaja värisev hääl suutis vaivukoos pysida, kuita mulle ytles, et proua, ma leidsin midagi, mitä te peate oma silmaga nägemä. Tulge kohe kouli ja kohtumme opettajate toas. Ärge rääkige oma perelle ega kellelegi teiselle. Se on ohtlik. Kui mä lopuks kooli jaudsin, pani kuju, ketä mä ukse esseismas nägin, mind pealaest jalatallani värisemä. Mä poleks ial osanud arvata, et isik, kes opettaja sisse nurka oli surunut, oli mu oma abikaasa. Aga enne kui me selle hetkeni jouamme, lubage mul alustada algusest. Ja nagu mu kanali jutustaja alati tavatses öelda, enne kui lugu algab. Jätä kommentaar ja anna teada, millisest linnast sä kuulad. Ja ärge unustage panna like ja tellida, et se lugu jouaks rohkemate inimesteni. 2 tuntia pärast mu poja Rasmuse muldasängitamist tundus maja kui jäine purgu. Liiliate ja matuse pärgade läbi tungiv arum segunes niiske mulla lohnaga, mis klammerdus mu musta kleidiserva kylge. Inimeset triivisid elutupasissa ja sealt väljä, pomisedes kaastundeja valdusi, mis kolasid onsalt ja kaugena, just kui räägiksid nad tunneli pohjast. Nad ytlesid, et mä pean leppimä Jumala tahtega. Et Rasmus on nyt rahusta evas. Kuid yksineist fraasidest ei suutnud levendada valu, mis mu rinda rebis. Just kui keegi kisuks seda seest poolt lahti. Rasmus oli ainult 8-aastane. Ta oli terve, rahutu pois. Jooksis alati yhest kohast teise energiaga, mis oli nakkav. Arst oli öelnud, et se oli massiivne sydämerabandus, haruldane juhtum, anomaalia. Mä ei uskonut seda, kuid mul polnud enam joudu vaielda. Mä varjusin oma magamistuppa, istusin voudi serval, vahtides tyhjä pilkuga raamitut fotot. Kus Rasmus nairata suhkelt, hoides käes kergejousti kukarikat. Väljas vottis mu abikaasa Mart vastuu ja saatis ära kylallisi punaste silmade, paistes näoja longus ölgadega. Nähes väliä, nagu kannaksta maailmaraskust oma seljas. Koikkiitsid Mardi tugevust. Nad ytlesid, että on esku julik abikaasa ja imetlusvärne isä, kes pyysis pystivaid selleks, et toetada oma murtud naist. Läbi puuleldi avatud magamistoa ukse nägin teda kallistamas herra Tamme, sihtasutuse presidentti, kus Rasmus koolis käis. Vanemmes patsutas talle tugevalt seljalle, pakkudes lohutust nagu isä, kes trösti poega. Sist siin oleks pidanud mind liigutama, kuid miski mu kohus kiiras. Ivelduslaine, mitä mä ei osanud seletada. Si oli siis, kui mu telefon, mis lebas tepitut tekil, hakkas vibreerima. Helendav ekraan näitas opettaja kasenime. Mä kortsutasin kulmu. Miksta mulle sellisel ajal helistas? Ta oli matustel olnud. Mä olin sen näinut teda kirstu körval nutmas. Värisevä käega libistasin sorme yle rohelise nupu ja tostsin telefoni körva äärde. Hälteisel puul oli niin vaikne, et se kölas kui hirmu suppunud sosin. Proua kase hingamine oli katkendlik, just kui peidaksta end pimedas kapis. Ta palus mul haulikalt kuulata, öeldes, et ei saa ennast korrata. Ta ytles, et on leidnud midagi, mitä mä pean oma silmaga nägemä, midagi, mis oli unustatud Rasmuse laua sahtlisse. Ta hääl murdus, kuita anus mind kohe kooli tulema ja teda opettajate toas ootama. Ta rohutas tingimust, mis pani mu veresoontes tarretama. Mä ei tohtinut kellellegi rääkida, isegi mitte oma perelle. Ta kordas, et se on ohtlik, et mä ei saa kedagi peale tema usaldada. Tunsin, kuidas mu sydä hakkas kontrollimatu jouga peksma. Lein, mis oli mind halvanud, muutus äkitselt teravaks häireks, mis läbis valuu. Midagi oli kiire loomulist, midagi tumedat seoses mu pojaga. Mä tunsin seda selles, kuidas kask teisel puuliini hingas, tema sonade tagasihoitud meeleheites. Muema instinkt, se, misseni oli surma es vaid abituse seinä vastuporganud, syttis johkra selgusega. Pyyhkiisin pisarad käeseljaga, sundisin en pystitousma ja hingasin sygavalt sisse. Mä pidin minema. Mä pidin teadma, mis oli selles, mille ta leidis, nii ohtlikku. Mä köndisin toast väliä, lohistades jalgu,
Teeseldes velgi raskemat väsimust, kui ma tegelikult tunsin. Mä lähenesin Mardille, kes rääkis endiselt verandal Herratammega. Mä sosistasin, et mulla on kohutav peavalu, et mä pean minema nurkapuudi oma migreeniravimeid tooma, sest olin niid autosse unustanut, ja että han natuke värske tohko. Mart vaatas mind hellusega mis oleks kedagi veenud. Ta pakkus, et läheb minu asemel, kuid mä keeldusin örnalt, öeldes, et vajan 15 minuutit yksi, et pead selgeks saada. Herra Tam nairatas. Sovitades mul mitte liiga kauaksi jäädä. Ettei nettuul pole niin norgalle inimeselle hea. Mä naustusin noogutusega ja suundusin oma autopuulle. Soites Rasmuse koolipuole. Tunduslin venivat lopmatusse. Hakkas sadama peent udu vihma, mis pani asfaldi tänavalla ternate kollakate peegeldustega läikima. Mu moistus oli keeristorm. Mida oli kask leidnud? Miksta niin hirmul oli? Ja miksta keelas mul mardiga rääkida? Kuni selle hetkeni oli ta olnud eskujulik isa, tähelepanelik, kannatlik, pyhendunud. Mä ütlesin endalle ikka ja jälle, että ei saa olla segatud mille segi ohtlikku. Siiski hakkas väike kahtluse seemen läbi murdma. Aeglaselt ja kangekailselt, nagu juured, mis pragunevad läbit semendi. Stseenid viimastest kuudest, mida mä polnut tahtnud liiga lähedalt vaadata, tuli tagasi. Rasmuse kohuvalud, tema äkillinen väsimus. Pärast lounad, miltä suvalistes nurkades magama jäi. Mäletasin, kuidas Mart naudis isiklikult tema ravimitega tegelemist ja kui vihaseksta sai. Kui mä sovitasin poisi via moneteise arsti juurde peale perearsti. Tolle Herra Tamme kauge sukulase. Kes nende sonul teadis Rasmuse ajalugu paremini kui keegi teine. Koik se, misseni oli olnud vaittausta myraa. Hakkas mun mälus reastuman nagu kurja kuulutava pusletykid. Kul nägi ösel pahaendelinen väliä. Peaverav oli praokil, just kui oleks keegiselle meelegani jätnud. Mä ei näinud turvameest temaputkas. Voib olla tegita rinkäiku. Voib olla polnud lihtsalt öövahetust, sest tunnid olid Rasmuse surma järel peatatud. Mä parkisin auto kaugele, massiivse vahtra varju, et keegiautot tänavalt ära ei tunneks. Mä joksin yle hovi uduvihma all, sydä kurkus peksmas, ja suundusin huone puule, kus opettajate tuba asus teisel korrusel. Selle korrusekoridor oli täiesti pime, valgustatud vaid nörga valgusega, mis tuli välistest aedadest. Siiski suutsin eristada valgusniiti, mis pääses toa ukse alumisest praost. Se oli moone sentimetri vorra avatud. Kask pidi siis olema. Mä kiirendasin sammu, kuid mida lähemmälle mä jaudsin, seda rahovamaks muutus ok. Kogu mu keha ütles mulle, et midagi pole oige. Vaikus oli niin tihe, et kuulda oli vaid mu samme, mida plaadid voimendasid. Rasmuse hääl tuli meelde, rääkides mulle, kui sydämlik oli opettaja Kask, kui vägata teda armastas. Kui ta oli joudnud sellise hirmuni, pidi se olema midagi väga tosist. Peatusin puuleldi avatud ukse ees ja hoidsin hinge kinni, ennen kuin sisse piilusin. Se, mitä mä nägin, halvas mu sydäme. Rouva Kask oli surutud arhiivikappide lähedalle nurka. Ta nägu oli kahvatu, silmad pärani hirmust ja koguta keha värises nagu leht. Ta oli toostnud käed anumise märgiksi, just kui paluks armu. Tema ees, seljaga minu puule, seisis mes mustas särgis, mitä mä liigagi hästi tunsin. Tema kehahoid, 5, kuidasta oma raskust yhdelle jalalle kandis, isegi tema odekolonni nork lohn, mis koridori triivis, olid talumatult tuttavad, mes hoidiskäes väikest mustaiset, seadet, mis nägi väliä nagu USB-pulk voikaasaskantav ketas, ta rääkis kasega madalal tuunil, täis ähvardust, kylma, terävä häälega, ilmaiga suguse kiindumuseta. Se oli niin erinev hääl sellest, mitä mä iga päiv kodus kuulsin, et sekundiksi keldusin seda uskumast. Lykkasin ukse ornalt lahti. Hinget kriuksusid, reetes mu kohaloleku. Mees pöräs endkoheselt, valvsalt, ja valgene on valgustas tema nagu täielikult. Mu jalad läksid nörgaks ja mä pidin ukseraamist kinni haarama, et mitte kukkuda. Se oli Mart, mu abikaasa, mu äsja maetud poja isä.
Mart vaatas mind yllätuseta, just kui oleks ta algusest peale arvestanut voimalusega, et ma sinna ilmun. Tema ilme, mis hetk tagasi oli ollut puhas jää, muutus aeglaselt tagasi hoitud valu maskiksi, samasuguseksi. Mitä ta oli terve päivä pere ja soprade ees kandnud. Ta peitis musta seadme ära, libistades selle oma kyljelle, pyydes seda minu eest varjata. Ma vaatasin kaske, kes nuttis nüüd vaikselt, huuled värisemas ja käed endiselt üleval. Mun moistus keeldus aru saamast. Mart pidi olema kodus, votmas vastu inimesi, nutmas koos minuga. Mitä ta siin tegi? Miksi ta ähvardas meie pojaopettajat? Mis oli sellesse admes niin tähtsät? Vaikus muutus lämmatavaks. Ma kuulsin konditioneerisuminat ja kase kergeid lämmatatut nuukseid. Mart murdis pinge, lähenedes mulle rahuliku sammuga. Nagu keegi, kes seisab hirmunut lumais ja pyab seda rahustada. Ta negu muutus taas, muutudes hapra abikaasa omaks, murtud leinast. Ta avas käed, just kui et mind kallistada, ja ütles kähedä häälega, et ei odannut mind kooli tulevat. Ta väitis, et oli tulnud vaid seetottu, et ei suutnud kodus olla, ymbritsetut Rasmuse mälestustest. Ta väitis, et oli läinud poisi asju tooma, et tahtis need enne koristusmieskonna järgmisel päiväl laudade tyhjendamisturvalliselt ära panna. Teema selgitus kölas moistlikult, peaegu liigutavalt, ja kui ma poleks moni sekund varem seda stseeni näinud, oleksin ma voinut teema käte vahele kokku variseda, midagi kahtlustamata. Kuid piltkasest, nurgas hirm silmis, jäi mu adju kinni. Ma otsisin opettajapilku. Ma vajasin kinnitust, toi pragu keset nii paljusid valesid. Kask värises. Ta silmad liikusid Mardilt minulle, just kui oleks ta surmavas risteel. Kui Mart talle kyljelt selle ähvardava sähvatusega pilgu heitis, mitä ma polnud kunagi varem näinud, kiirustasta nogutama. Murtud häälel kinnitasta teemaversiooni. Ja, Mart tuli Rasmuse asju tooma. Me meenutasimme, kui hea poista oli. Ma teadsin, että valetab. Kylm higi, mis möödätä oimu joksis, ta sormed, mis haarasid siilikuservast, kuni ta sormenukid valgeks läksid. Koiksi reetisteda. Mart libistas oma käemu olkadelle ja pikistas liikatukevalt, noudlikkusega, mis tegi haiget. Ta ütles, et piiksimme koju tagasi minema, et mul pole hea olla kohas, mis havani kauaks ainult uesti lahti kisub. Lauan lamas papistkastjuonistuste, vihikute ja moone Rasmuse pliatsiga. Peaegu märkamatult pistis Mart väikesen musta eseme pyksitaskusse. Ta arvas, et ma ei märka, kuid ma nägin seda selgelt. Ennen lahkumist liikusta esimmäisenä ukse puule. Sel minimaalsel hetkel kiirustas kask minu puule. Ta teeskles, et kohendab mu salli, mis oli vihmast veidi viltu, ja ta jäised surmed riivasid mu kaela. Tunsin, kuidasta libistas midagi kangavoldi sisse mu olla lähedal. Ta silmät lukustusid minu omadesse. Nendes nägin ma meeleheitlikku palvet ja kiiret hoijatust. Ta huuled liikusid hält tegemata, kuid ma suutsin selgelt lugeda sonu, mitä ta artikuleeris. Juokse. Mu sydä hakkas kihutama. Sundisin en rahulikuks jääma. Noogutasin, just kui tänades teda gesti eest, ja astusin sammu tagasi. Mart pöördus ymber, vaadates meid teatud katlusega. Ta kysis, mitä me räägimme. Vastasin kiiresti, et kask palus mul litsalt tugev olla, palvetada ja oma tervise eest hoolitseda. Ta tundus veendunud. Ta vottis mu käest ja me lahkusimme ruumist, jätteskase maha, yksikeset sedavaikset tuba, jäigana nagu vahakuju, mis on hirmukuumusest sulamas. Tagasisoit oli teekond nähtämatu hukkamise puule. Mart soitis uuritut rahulikkusega, pyyhkides aika-ajalt silmi, nagu keegi, kes kuivata pisaraid. Ta pani madalal helitukevusel klassikalist muusikat. Sama, mitä ta tavatses kuulata, kui tahtis lonkastuda. Kuid mulle koolas se, kui mu enda saatusen matusemars. Istusin kaassoit ja istmel, vaadates, kuidas vihme yhä tukevamalt vastuklaasi peksis. Tunsin volditud paberit oma salli kortsus,
just kui oleks se poletav kivi. Tahtsin seda kohe lugeda, kuid kartsin, et Mart märkab. Heitsin talle kyljelle pilgu. Mies, kellega olin ollut abielus 10 aastat, tundus äkkitäisesti vuoras. Käisin oma mötetes uudesti läpi viimaiset kuud. Rasmuse kaibused köhuvalu yle. Tema äkillinen nörkus, pikaduinakud, mis polnut tervelle lapselle normaalsed. Ja eriti Mardin noudmine, et ainult pere usaldusarst saaks teda ravida. Midagi kohutavat hakkas mun muotetes kujuvuotma. Kojujoudes oli ohkond vaiksem. Enamik leinajaid oli lahkunud. Ainult monet sugulaset olid jäänud, kogudes ajas toole. Ütlesin, et mul on uimane ja pean pikali heitma. Mart pakkus, et teeb mulle kuuma teed, kuid vastasin, et tahan lihtsalt magada. Astusin magamistuppa. Lukustasin ukse ja toetasin selja vastu seda, pyydes oma hingamist kontrollida. Ootasin. Kuni kuulsin tema sammude emalduvat köögipuule. Siis vuotsin värisevät kätega väljäväikese paperi, mis oli peidetud musallisisse. Se oli koolivihikust rebitut leht kiirustava, peaegu loetamatu käekirjaga. Lugesin seda öökapilampi hämäräs valguses. Rasmusel polnud sydämeprobleeme. Nad vahetasid tema ravimiväikestä myrgiannuste vastu. Kontrolli tema toas olevat kaisukaru. Ta salvestas midagi enne surma. Ole ette vaatlik. Su abikaasa on ohtlik. Maailm varises mu peale kokku. Mu polved kautasid jou ja malasin end porandalle langeda. Mu laps, mu väike Rasmus, polnud surnud salaperäisessä haigusesse. Teda oli myrgitatud vähehaaval ja inimene, kes seda oli teinud. Oli praegu mu kööges teed tegemas, teeseldes murtud isä. Talumatu valu, mis oli mindseni lohki rebinud, muutus milleksi kovemaksi ja teravamaksi. Raevuks. Mu pisarat kuivasid koheselt. Moistsin, et nutmine voib odata. Mis ei saanut odata, oli tode. Tousin pystini hästi kui suutsin ja hiilisin toast väljä, sundudes Rasmuse magamistuppa, mis asus peamagamistoa körval. Avasin ukse ettevaatlikult. Babykolonia ja kreemilohn höljus endiselt ohus. Niin tuttav, et se tombas mu sydäme kokku. Koik oli täpselt nii, naguta oli selle jätnud. Ehitusklotsid porrandal, superkangelaste plakatit seintel, juturaamatut öökapillajali. Vuudilistus tema suur pruunkaisukaru, se, mitä ta igal ööl magamiseksi kallistas, kingitus, mille olin talle 2 aastat tagasi synnipäiväksi teinud. Lähenesin karulle ja silitasin värisevate kätegaselle pehmet karva. Märkasin midagi kummallist selle seljal, omblust, mis oli natukepaks, just kui oleks kegiselle kohmakate pistetega kiiruga avannut ja sulkenut. Mäletasin, et teda oli koolis opetatut omblema ja monikord harjutasta oma mänguasjadel. Läksin laua juurde, avasin sahtli ja votsin väliä kyynekääridega väikese metalviili. Läksin takaisin karu juurde ja hakkasin seda ettevaatlikult lahti harutama. Valge kiuttaidi se vahelt ilmus väike digitaalne salvesti, spionimänguasi, mille mu söber Thomas oli talle ammu antnud. Rasmus armastas detektiivi mängida. Tunsin kylmävärinaid, kui vajutasin esitusnuppu. Rasmuse hääl kölas nörgalt ja kähedalt, väga erinevre omsast, mis tavalliselt maja täitis. Tänä valutas mu köhtjälle pärast seda, kui isä andis mulle punast rohtu. Se maitseb väga murult, mitte nagu se, mida ema mulle annab. Ma kardan emalle rääkida, siis saab isä vihaseks nagu tookord. Isä ütleb, et see on supervitamiin, et mind tugevaks teha, aga ma tunnen end iga kord halvemini. Heli jatkus ukse avanemise ja raskete sammude lähenemisega. Siis kuulsin selgelt Mardi häältä kellegagi telefoniga rääkimas. Tema toon oli rahulik, peaegu igav. Ärge muretsege, herra Tam. Ma juba suurendasin annust. Pois ei pea järkmisen nädalani vastu. Niipea kuita sureb, vabastatakse tema vanaisa pärand holdaja kontolle, se tähendab minu omalle. Siis jagamme selle 50-50 nagu kokku leppisime. Sinä lihtsalt hoolitse selle eest, et sihtasutusse kinnisvara paberimajandus oleks nimeden vahetamiseksi valmis. Salvestus katkes. Vaikustoas muutus körvulukustavaksi. Kansin suu molema käega,
Et ohjeldada karjet, mis voitles väljäpääsu nimellä. Koik kirles. Mu abikaasa, mes, kellega olin jaganut 10 aastat elu, oli myrkitänud meie poja, et hoida endalle pärandi raha, mille mu isä oli jätnud Rasmusen nimelle. Ja lugupeetud herra Tam, haridussihtasutuksen president, oli tema kaaso salane. Nad olid koletised, mitte mehed. Sel hetkel hakkas toa ukselink vabisemaa. Keegi yritäs siseneda. Kuid mä olin selle lukustanut. Liina, kuulsin Mardi hält teisel pool. Mikson uks lukus, kassa oled sil, tee lahti. Tematon polnud enam armsa abikaasa oma. Selles oli koovadust, kahtlustust, varjatud ähvardust, tatagus ust tungivalt. Tee lahti, Liina. Älä sunni mind seda maha murdma. Mä taganesin, hoides karu ja salvestit vasturinda. Olin loaksus. Mu pojatapja oli ukse teisel pool. Ja koige hirmsam oli se, että teadis, et mä juba tean tema saladust. Löögid vastu ust muutusid johkraks. Iga löök pani seintel olevat pildid värisema. Mart karjus mu nime raevust ja paanikast mondunut häälega, möire, mis segas meille heidet ja julmust. Teadsin, et niipea kuital önnestub sisse pääseda. Ripub mu elu juuksekarva otsas. Mart polnud enam mu abikaasa. Ta oli nurka surutud luum. Valmis hävitämä koik, mis voiks teda paljastada. Pistsin salvesti oma tuunika sisetaskusse. Ainus asi, mis mul nüüd oli oigluse naudmiseks. Mä pidin leidma teise väljäpääsu. Uks oli välistatud. Jäi vaid aken. Rasmuse tuba oli teisel korrusel. Mäletasin vahtrapiud, mis kasvas Maija Kyrval. Selle paksud oksad ulatusid ysnä lähedalle toa väikeselle rodulle. Rohkem kui korra olin Rasmust noominut selle ronimise eest. Nyt vois se lapsik ulakus mu elu päästä. Jooksin akna juurde, avasin värisevate kätega riivi ja lykkäsin selle pärani. Vihmast raske ööhk tabas mu nagu jääveämber. Väljas oli torm intensiivistunut. Välgud valgustasid aeda sekundi murdosadeks. Kausumutas lögid, mida Mart ukselle andis. Puidu pragunemine hojatas mind, et uks ei pea kaua vastu. Endalle motlemisa ega andmata ronisin rodupiirdelle ja otsisin jalakapuoksa. Se oli märk ja libe, kuid se oli se voiseal surra. Viskusin, haarates molema käega oksast kinni. Kare koor kriimustas mu peopesi, kuid mä hoitsin kinni. Mu läbimärk tuunika jäi ohukese oksa kylke kinni. Tompasin kogu oma jouga, kuni kuulsin kanga rebenemise heli. Se ei lugenut. Ainus oluline oli alla saada. Just siis, kui mu jalat lopuks puudutasid aja porist muru, kuulsin yläkorrusel praksatust. Mart oli magamistoa ukse maha murdnud. Vaatasin ylös ja nägin teda ukseavas, laivalgusti suplemas. Ta juoksis roodulle ja kummardus väliä, otsides pimedusest, valjult kirudes. Surusin end vastu puutyve, hoides hinge kinni. Välk valgustas hoovi hetkeksi. Kuita oleks sel hetkel alla vaadanud, oleksta mind näinud. Kuid vihmakardin raskendas nägemist ja raevunult läksta tuppa tagasi, moeldes et mä peidän endiselt siel. Mä ei raisanud sekunditki. Paljajalu, jalat porisse vajumas. Libisesin mööda Maija kylgseinä ja suundusin tagumise aijavärava poole, seda, mida aednik kasutas. Teadsin, et niipea kui Mart avastab, et mä pole toas. Otsipta läbi terve Maja ja tuleb siis mind otsimaa. Mä pidin saama meie vahelle voimalikult suure vahemaa, enne kuita äratab turvamehed voi helistab myönelle oma kontaktile. Herra Tammel oli sopru igalpool. Mä ei teadnud enam, keda usaldada. Iga vari tundus vainlane. Iga puutuvi varitsev kuju. Suda kihutamas ja pisarad segunemas vihmaga mun näol. Suutsin avada väikese tagavärava ja astusin väljä pimedalle teelle, mis jooksis elamurajooni taga. Sial polnud kedagi. Jooksin tagasi vaatamata, salvesti taskus kramplikult kinni hoitud, kuni joudsin umbes miili kaugusel asuvalle peateelle. Mu telefon, taskus läbimärg, värises mitu korda. Eeldasin, et se oli Mart. Keldusin vastamast.
Mä ei saanut talle jättää vähimmätkin vihjet, kus mä olen. Varjudes suletud poe varikatuse all. Ohku ahmides. Vuotsin kylmastuimade sormedega oma mobiiliväliä. Nägin 10 vastamata könet Mardilt. Ignoreerisin neid ja otsisin oma kontaktide nime kirjast nime. Thomas. Mu parim sober keskoolist saati, ainus inimene, ketä mä usaldada sain. Uuriva ja kirjanik, kangekaelne ja harjunut tegelema räpäste juhtumitega. Valitsin värisevate kätega tema numbri. Palvetades, että ei magaks. Se helises parkorda ja siis kuulsin tema unist häälт. Liina, mis juhtus? Mä ei suutnud paljon selgitada. Nutust murtud häälega suutsin vaevu sosistada. Thomas, aita mind. Mart tappis Rasmuse. Mä olen maantee äärse bensiinijaama lähedal. Tule mulle järjelle. Ärä praegu midagi kysi. Lihtsalt tule kiiresti. Panin toru ärä, enne kuita reageerida joudis, ja lylitasin telefoni väliä, et keegi ei saaks mu asukohta jälgida. Kerisin en pimedas nurgas poe metallruloo körval kokku, kallistades pölvi, värisedes hirmust ja kylmast. Lootes, et Thomas jouab kohalle enne, kui Mart mind leiab. 15 minuutit tundusid kui 15 aastat. Iga lähenev auto tuli pani mu sydäme hetkeksi seisma, odates mardimusta maasturit. Kuid lopuks peitus minu ees vanahal sedan. Kaassoit ja aken rullusalla ja mä nägin Thoomasen murelikku nägu. Hyppäsin pysti ja astusin autosse sonagi lausumata, lyes ukse kinni. Pidin väliä nägemä haletsusväärne, läbimärg, poriga kaetud, täielik segadus. Mu käed kriimustatud ja nägu kahvatu kui kummitus. Thomas heitis mulle kiire pilgu. Ta muistis, et olukord on tosine, ja kihutas minema kysymusi esitamata. Autos pani kyttekehä contrast mind vielgi rohkem värisema. Si polnud lihtsalt kylm. Si oli mu kehä, mis adrenaliini maha laadis. Thomas andis mulle oma jakitagaistmelt, ja kattis mu olad. Ta soitis yhe käega, samal ajal pigistades teisega minu oma, pyydes rahu edasi anda. Hakkasin talle koike rääkimä alates opetaja sekonest, stasiinist kaalis. Mardi topeltelust kuni Rasmuse karu sisse peidetud salvestuseni. Iga soona oli nagu purunenud klaasi sylitämine. Kuima heliette mängisin, peatasta autotee ääres ja kuulas pingsalt, tema nägu muutus, kui Mardi ja herra Tamme laused väikesest seadmest väliä tulid. Kui se loppes, loita raevukalt rooli, lastes valla kirumisi Mardi ja Tamme vastuu. Siis kuulasta salvestust uudesti, kuid sekordaja kirjaniku kylmä moistusega. Ta ütles, et se on väga tugev toend, kuidka väga ohtlik. Herra Tam polnud lihtsalt keegi. Tal oli poliitilist moiju, kontakte politseis ja kindlasti kalleid advokaate. Kui me lihtsalt läheksimme naabruskonna jauskonda, voiks salvesti kaduda. Voimis veel hullem, nad voiksid meid vaikistada, enne kui me suu lahti teemme. Ta otsustas viia min turvallisse kohta, väikesesse korterisse linna ääres, mis oli kuulunut tema kadunut onulle. Kohta, millest isegi tema pere ei teadnud, että seda aeg-ajalt endiselt kasutab. Sellest korterist saaks meie varjupaik ja operatsioonikeskus. Teel pani Thomas radio käima, et röhuvat vaikust murda. Alguses mängisid liiklusuudised, siis katkestas teadustaja kiireloomulise teatega. Pärna tänava alkoholihovist on leitud naise elutukeha. Ohver on tuvastatud kui opetaja, initiaalit V. Ka esialgne hypotees viitab voimalikulle enesetapule pärast koolihuone, kolmandalt korruselt alla hyppamist. Tunsin, kuidas veri seiskus. Hakkasin autos karjuma. Kask, nad tapsitta. Mä nuksusin. Mart ja herra Tam tapsitta ja nyt ütlevad, et se oli enesetap. Sy tunne pitsuutas mind väkivallaga, mis oli hullem kuin mis tahes fyysillinen löök. Kui mä oleksin varem läinud, kui mä oleksin provinut teda endaga kuulist väliä tuua, oleks ta voibolla veel elus. Aga mä olinta sinna nende koletiste ette yksi jätnud. Mä nutsin koku kehaga, lyes armaturlauda. Thomas peatas auto, lylitas motori väliä ja kallistas mind tukevalt. Lastes mul selle voimatu valu väliä elada. Keset munuttu muutus midagi minu sees.
Valu lakkas mind purustamast ja muutus kylmäks, teräväks sihikindluseksi. Mu pisarad kuivasid. Tombasin en Toomasest eemale ja vaatasin ees olevat pimedät teed. Mäletasin ka se pilku, kuita sosistas. Jookse. Ta ei saanud olla asiata surnud. Ka Rasmus mitte. Sellest ei piisanud, et Mart ja Tam vangi läheksid. Ei, se oleks neille liiga lihtne. Nad pidid tuntma hirmuu, abitust häbi. Nad pidid nägemä oma elusid hävitatuna, just nagu nad olid hävitänud minu oma. Vaatasin Toomast uue otsustavusega. Ütlesin talle rahuga, mis isegi mind hirmutas, et ma ei taha ainult seaduslikku oiklust. Ma tahan nende meeste elud juurteni äärä rikkuda. Panna nad hingamasama terrorit, mida nad panid Rasmuse, ja kase läbi elämä. Toomas hoidis mu pilku paar sekundit ja noogutas vaikides, aksepteerides seda tumedat pakti meie kahe vahel. Otsustasimme vel mitte politseisse minna. Enne seda vajasimme rohkem toendeid. Midagi nii eitamatut, et ei moju ega advokaadid ei suudaks seda ymberlykätä. Ainult salvestust voidivolt singuna kõrvale heitä. Vajasimme, et meil oleks myrkipudel, mida Mart oli Rasmuse peal kasutanud, kuriteo fyysillinen toend. Olimme kindlad, että ei hävitä seda kohe edevusest. Liiksest usaldusest oma karistamatuse vastu voi lihtsalt huuletusest. Sel ööl tolmuses väikeses korteris lakkasimme olemast ohvrid ja muutusimme kyttideks. Loikasin oma juuksed olgadeni. Viskasin äärä oma rebenenud musta kleidi ja panin selga lihtsad riided, mis olid kuulunut Toomase onulle. Alandlik Liina, kuulekas naine, oli surnut koos mu pojaga. Koidik oli just kätte joudmas, kui istusimme maha, et planeerida minu naasmist ussipessa. Mitte kahetseva naisena, vaid kummitusena, kes tuleb nende saladusi väliä kaevama. Teadsime, et Mart töötab operatsioonide direktorina Tamme sihtasutuse korporatiivhoones, igal reedel tegiväline puhastusfirma kontorites sygav puhastuse, se oleks minu sissepääs. Toomas, expert kohtadesse sisenemisel, kuhu teda ei kutsutud, häkkis puhastusfirma systeemi ja registreeris Mind ajutise personaalinimekirja vale identiteediga. Ta muutis Mind saadaks, holdustöötajaks, kellel on volitused ja vormirietus. Korteri vannitoa peeglie sidusin tumesinise salli, yheneist praktilistest, mida kasutavat naiset, kes töötävät pikkivahetusi, ja panin selga helesinise vormirietuse, missä oli mulle veidi liiga suur. Panin ette paksude raamidega prillid ja puuderdasin oma nägu epäyhtläselt, tuhmistades oma jooni. Naine, kes vastu peegeldus, polnud enam Liina. Ta oli keegi teine. Toomas parkis auto 2 kvartali kauguselle sihtasutuse korporatiivhoonest. Tulin väliä, lykätes käru ämbrite, harjade ja moppidega, sulandudes yle jäänud puhastuspersonaaliga, kes sisenes teen indusukse kaudu. Valvur vaivalt vaatas meid, ta ei vaadanud isegi yles, et meidän nägusid registreerida. Meie, inimesed alpool, olemme nähtämatud. Läbisin turvakontrolliprobleemideta, kasutades kloonitud kaarti, mille Toomas oli ette valmistanut yhe huoletu töötäjä omast. Soitsin kaubaliftiga 12 korruselle, kus asus Mardi kabinet. Koridor oli vaipkattega, vaikne ja kylm. Lykkäsin käru topeltukse juurde sildiga operationide direktor. Libistasin kaardi läbi lugeja. Tuli muutus rohelliseksi ja luk klöpsatas. Astusin sisse. Kabinet oli avar ja elegantne, tumedast puidust möbli ja suure aknaga, kust avanes vaade osalle linnast. Laua tagaseinal rippus foto meist, Mardist, Rasmusest ja minust, nairatamas pargis. Tahtsin selle yhe kynnis tombega maharebida. Mart polnud seda fotot riputanud armastusest, vaidosana oma eskujuliku pereisa maskist. Ma teadsin, sest olin seda kord kogemata neinud, etteisel seinällä asuva abstraktse maali takapeitus safe. Emaldasin maali ette vaatlikult ja seal se oligi, digitaalne paneel. Neelatasin raskelt. Kood oli Rasmuse synnikuupäev. Ironia ajas mul sydäme pahaks. Sisestasin 1703 ja roheline tuli syttis. Avasin seifi, oodates leida myrkipudelit. Seda polnud seal,
Sial olid rahapakid, Mardi nimel olevad kinnisvaradokumendid, erinevate templitega passid, paberid, mis kansid sihtasutuse maade raarvetele. Se oli puhas korruptioon, kuid se ei toistanut endiselt mörva. Tegin pisike se kaameraga, miss oli peidetud yhtemunööpi, fotosid, yksaaval, jätmata midagi salvestamata. Siis kuulsin naeruja samme koridoris lähenemas. Paanika tabas mind nagu kuumarabandus. Sulgesin seifi, riputasin maali tagasi, kiirustades veidi viltu, ja peitsin end suure diivani taha laua lähedal. Teeskledes, et puhastan porandaliiste. Uks avanes. Mart ja noor naine. Väga uhkelt riides liibuvas kleidis ja körgete kontsadega. Astusid sisse. Se oli Saara, tema sekretär, ketä olin alati näinud talle liiga lähedalle hiilimas. Nad ei märganud mu kohalolekut, kaitstu diivani selja toe körguse ja arhiivikapi varjuga. Se, mitä mä järgmiseksi kuulsin, poletas mind seest puult. Mart ei paistnud leinava mehenä. Ta naeris Saaraga, valades viskit kahte klaasi. Naine istus flirtivalt laua servalle ja silitas tema kät. Nad rääkisid Rasmuse surmast, just kui kommenteerides rahuldust pakkuvat äritehingu lopetamist. Saara ütles talle, et tema esineminen matustel oli ollut täijuslik, et isegi herra Tam oli ollut muljet avaldanut tema, leinava isä rollist. Mart oli enda yle uhke, öeldes, et sellest pondurast lapsest vabaneminen oli ollut parimasi tema tuleviku jaoks. Ta nimetas teda kormaks, kulude allikaks, mis takistas pärandiraha voolamist tema kätte. Tunsin, kuidas kyynet peopesadesse kaevusid. Tahtsin väliä tulla ja nad sodiks peksta, kuid teadsin, et kautaksin. Selle asemel aktiveerisin väikese salvestusmikrofoni, mis mul pyksitaskus oli, ja lasin igalselle vestluse sonal registreerida. Nad rääkisid reisist Euroopasse, mitä nad plaanisid teha, kui koik rahuneb ja miljoonid teemakontolle laekuvad. Nad monitasid mind, mu meele heitlikku pongenemist. Mart ütles, et ei lähe kaua, kui leitakse mu laip kuskilt vedelemas, et koik usuvad, et olin leinast hulluks läinud. Ta nimetas mind nörgaks, ilma tematakasutuks. Ja nad ei saa midagi toistada, lisästä, suudeldes Saara oimukohta. Mä saatsin myrgipudeli juba tänä hommikul meditsiini jäätmetega pooletamiselle. Jälkegi pole jäänud, se lause oli madal lök. Pudel meie luutus ei eksisterinut enam. Kuid me saimme midagi sama voimast. Ylbe tunnistuse, et nad uskusid, et on voitnud. Kui nad lopuks lounalle läksid, ootasin mitun minuutit omapeidukohas, kuni olin kindel. Ennen lahkumist vuotsin taskust mänguauto, mitä Rasmus oma seljakotis kandis, midagi, mitä olin elmisest uhtust alates hoidnud, ja jätsin selle keset lauda, otse Mardi korrastatud failide peale, että teaks, et tema minevik tuleb teda kummitama. Läksin tagasi korterisse Toomase juurde ja kuulasimme koos salvestust. Toomas pidi röödulle suitsetama minema, et mitte plahvatada. Tateadis, et heli oli laastav, kuid se oli ikkagi epäseadusliku salvestuse vili, ja nad voisid provida selle kohtus tyhistada. Vajasimme, et nad uputaksid end avalikult, reedaksid tunnistajate, kaamerate ja mikrofonide ees. Koike tohusam viispannakurja tekijä vigu tegema on tekitada hirmu. Ja me teadsime, et Mardil, nii kylm kuitaka polnud, oli pragu. Terror yleloomuliku, karma, asiade eest karistamise ees. Midata kontrollida ei saanud. Aastait tagasi, kui olimme äsja abiellunut, oli ta mulle tunnistanut, et kummituslood hirmutavat teda, et ta on kinnisideeks mottest, et halvat teot tulevat tagasi, mitme kordistatuna. Ta oli proovinut seda hirmu kyynillisusse ja rahasse uputada, kuid se oli endiselt olemas. Toomasel oli onnestunut häkkida meie maja nutikodusysteemi. Tuled, kamerad, heli, konditioneer, koik. Mille Mart oli paigaltanut, et en turvalliselt tundaa. Me kasutaksimme seda, et teda hulluks ajada.
Samal ohtul algas kummitamine. Syliarvuti ekraanilt vaatasimme elutoa kaamerast, kuidasta valas endalle joki järel. Rahutult, mängides Rasmuse mänguautoga, mille keegi oli tema kontorilaualle jätnud. Kesköl pani Toomas elutoa tuled vilkuma. Mart tousi segaduses pysti ja läks lyliteid kontrollima. Kuita tundus rahunevat, läksta ylös magamistuppa. Alandasimme konditioneeritemperatuuri 15 graadini. Nägimme teda vuodis värisemas, katmata. Siis mängisimme laikolarite kaudu Rasmuse pehmet itsitust, miss oli segatud ventilaatori valge myraga. Mart istus koheselt pysti, silmät pärani, otsides heli allikat. Ta kysis valjusti, kes sil on. Me katkestasimme heli. Kordasimme mängu järgnevatel ödel, suurendades intensiivsust vähehaaval. Me ei lasknud talkunagi magada rohkem kuin monda aika korraga. Kolmandal päiväl, kuita dushi al oli, täitsimme vannitua Rasmuse oigamiste salvestusega, kuita kaat valutas. See fragment, miss oli samuti jäänyt väikeselle salvestille. Kaja Plaatidel pani selle köylama kummituslikult. Mart tuli vannitoast välja libisedes, hoides kiinni mööblist, läbimärgiä nägu valge nagu marmor. Ta hakkas karjuma, et nad jätaksidta rahule, et se pole voimalik. Saara syydistämine oli tema järgmine sam. Ta hakkas talle närvilliselt helistama. Syydistades teda julmaden naljade tekemises, nende vahel idanes usaldamatus. Meie plani kulmination langes kokkusihta sutuse galaga, miss pidi toimuma luksushotellis. Herra Tam pidi pidama köne, ja Mardille pidi antama auhind eskujuliku isana institutioni, toetamisen jatkamise eest vaatamata tragödialle. Tunnustuse pealkiri ajas mul sydäme pahaks. Toomas leidis hotelli wifi vuorgusauguning pääses ligiprojektioni ja helisysteemille. Nad olid planinut emotionaalse video Rasmuse fotodega. Me valmistasimme, ette huupisteist suguse, nende endimäädäniku kogumiku. Yrituse ohtul vaatasid Toomas ja minä koike parklaspargitud kaubikust, kus oli mitu ekraani yhendatud hotellikaameratega. Nägimme Marti sisenemas herra Tamme körval. Mart nägi välja resituna, kurnatuna, kyyrus. Pöörates pead iganatukese aja tagant, just kui kartes leida selja tagant tonti. Saara oli siil, ilus, kuid ärritunud, allutatud teematuju muutustele. Kui Mart lavalle auhinda vastu vuotmaläks, aplodeeris publik talle. Tavottis mikrofoni ja hakkas rääkima, kui vägata oma poega igatseb, murtud toonil, mitä ta oli samuti harjutanut. Antsin Toomaselle märku. Higlaslik ekran Mardi taga, miss pidi näitämä animatsioni Rasmusen nairatava näoga, täitus valge myyrä ja terava kriiskamisega, miss tungis koolaritesse. Siis muutus pilt intensiivseks punaiseksi taustaksi ja ilmusit tohutut tähed, just kui verega kirjutatud. Matean, mitä sä tegid? Ballisaal läks täiesti vaikseks. Mart muutus kahvatuks nagu laip. Sel hetkel lasimme koolaritest valla tema vestluse salvestuse saaraka. Se, kusta nimetas Rasmust ponduraks lapseksi ja kiitles myrkipudeli hävitämisega. Osalejad jäid suu ammuli. Kuuldi hyötysi, lohisevaid tule, nördinud pominaid. Saara tousis pysti, koikudes, minestamas. Herra Tam tousis pysti, punainen raivust ja häbist. Mart yritas mikrofoni ylekontrolli haarata, karjudes, et se koikon lavastus, et teda laimatakse, kuid temahäl uppus ette heidete ja kameravälkude lainesse. Koike hullem tuli tema jaoksis, kuita nägi herra Tamme midagi turvapealikulle sosistamas. Ta moistis sekundiga, et nad planisid teda patuoinaks kasutada, ja tätä yksi, avaliku arvamuse ees, et päästä sihtasutuse mainet. Siinä, karjus Mart lavalt, osutades Tammelle. Sinä olid si, kes koik planeeris, paranduse jagamine, raha, myrk. Kui minä langet sinä kuus minuga. Seda syydistust, miss jadvustati mobiiltelefonide ja telekameratega, oleks voimatukustutada. Kalast sai kaos. Mart pongenes teenindus väljäpääsu kaudu, ajakirjanikud kannul. Tam yritas olukorda kontrollida, kuid skandal oli sosiaalmedias juba lahti läinud.
Video levisi tundidega viralseksi. Siiski teadsime, et sellest ei piisa. Advokaadit voisid väitä stressi, pettekujutlust, digitaalset syvävolt singut. Vajasimme laplikku, selgemat stseeni, kus nad ise oma kuritegusid kirjeldavad. Samalajal kui keegi ametlikult kuulab. Sel ööl läksimme korterisse tagasi pidutsemata. Teadsime, et haavatud luum on ohtlik luum. Mart oli nüüd ühiskondlik paaria, kuid endiselt vaba. Tam oli nurkasurutud, kuid ressurssidega. Plaani järgmine etap seisnes nende kahe vastastikku ässitamises, pannes nad uskuma, ettei ne reedab neid. Toomas valmistasette 2 könekaarti, mida oli voimatu jäljitada. Yhdeltisklesimme end Mardina ja saatsimme Tammelle sonumi. Mul on allkirjastatud koopiad koigist vara körvaldamise paberitest. Kuisa ei aita min tänä ohtul linnast väljä, ja ei anna mulle mu osaa. Lähevad niid homme prokurörille. Kohtumme sihtasutusen vanas laus dokkideskel 2 ja öösel 1, voi upumme koos. Teetsimme, että Tam on paranoillinen ja ei julgeks seda ähvardust ignoreerida. Teisel telefonil teesklesimme end Tamme saadikuna ja saatsimme Mardille sonumi. Herra Tam tahab selle korda ajada. Ta on ette valmistanut paadi, et sind tänä ohtul riigist väljä viia. Ta tahab, et sä tooksid kaasa koik dokumentit ja toendid, miss sul on, et need hävitada. Ta utab sind kel dwarösel sihtasutuse vanas laus dokkides. Politsei juba liigub. Se on nüüd voi mitte kunagi. Ära hiline. Mart, meele heitel, ilma liitlasteta ja veendunud, et kogu maailm ajab teda taga, näeks seda sonumit oma viimase päästerongana. Kel 2 öösel, raivuka vihma all, olimme Toomasega juba laos siis, teisel korrusel asuval metal-platformil, kust avanes täjuslik vaade pealalle. Se oli suur mahajaetud huonekai lähedal. Se lohnas roosteja seisnud merevee järele. Toomas oli paigutanut peidetud kamerad ja mikrofonid, mis olid yhendatud turvallise serveriga, millele oli juurdepääska tema kontaktil raskete kuritegude yksusest. Seekord oli politsei asiaka kursis. Nad teadsid, et 2 ohtlikku meest kohtuvad siil, et rääkida räpasest rahast. Nad pidid lihtsalt ootama, et nad piisavalt räägiksid, ja siis sisenema. Esimene saabus must sedan. Nägimme Tamme väljumas portfellia 2 ihukaitsjaga. Ta jättis nad väljä, andes neille märku odata. Ta sisenes lattu, parem käsi jaki sees. Polnud raskeette kujutada, että hoidis relvaa. Ta nägu oli kivine, pinges raivust ja hirmust. Moni minut hiljem kriuksusuksuesti. Mart sisenes pimedusest. Ta kandis kortsus särki, pilk ekslemas. Ta nägi väljä, nagu oleks 2 päiväga dimmen aastat vananenut. Ta astus Tamme puule luutuse ja viha seguga. Kus on paat? Kysis ta murtud häälel. Sä ütlesid, et viid mind siit ära. Tam lasi kuuldavalle kuiva naeru. Paat, kas sä toesti arvad, et pärast seda, mitä sä hotellis tegid, aitan mä sul pongeneda. Sä alandasid min koigi ees. Sä oled kohustus. Mart vaatas teda uskomatult. Aga sä saatsid mulle sonumi. Mä ei saatnud sulle midagi, akat kestastam teda. Ainus sonum, mille mä sain, oli sinu oma, ävardades dokumentidega. Sä toid niid. Anna niid mulle ja voibolla mä kaalun sulaiba tervena ilmumist, mitte tykkide ja kottidena. Mardi segadus muutus raivuks. Ta moistis, et keegi teine tombab niitä. Kui teema vihatamme vastu oli tugevam kui teema ellu jäämisinstinkt. Niin et sä tapad mu, nagu me tapsimme Rasmuse. Sylitasta. Lase käijä. Agapea miles, sä oled sama vastuutav kui minä. Sinä hankisid mulle myrgi. Sinä käskisid mul annust suuren dada. Sä tegid seda oma hasart manguvolgade katmiseks. Ära julge minu pealena puganai data. Sinä olid isä. Mörgas Tam. Sinä panid myrgi talle igalotul suhu. Mä lihtsalt käskisin sul parandi kysymysellä hendada. Ära mangi pyhakut, savana silma kirjatseja. Karjus Mart. Me olemme sama ramps. Iga sona salvestati mikrofonidega ja edastati otse Toomase politseikontaktille. Tolgen damis ruumi polnud. Silnad olid,
tunnistades oma osallust lapsen morvas ja raha omastamises. Äkitsel tombas tam oma relva väliä ja sihtis Mardi pead. Si on läbi, hyvästi sa kasutu lol. Enne kuita tulistada joudis, purustasid politseisireenid övaikuse. Punased ja siniset tuled filtreerusid läbi laupragude. Häl megafonist käskis neil relvad maha panna ja alla anda. Tam kohkus, vaadates sissepääsu puule. Mart kasutas seda tähelepanu hajutamist, et talle kallalle sööstä. Kaks veresid porrandal. Relvlendas nurka, kus se oli molemalle kättesaamatu. Oma peidukohast vaatasimme johkrat voit lust. Mart, noorem ja tugevam, loi tamme ikka ja jälle, kunitatead vuusetuks loi. Kuittal polnud kavatsuski alla anda. Ta tousis ebakindlalt pystiä otsis väliä pääsu. Ta silmät tousid platformi puule. Kus me olimme? Sara-kamera-objektiivil reetis meie kohaloleku. Meie pilgud kohtusid. Esimest korda pärast kodust pangenemist nägi Mart mind. Sininen sal oli libisenud, jättes munau nähtävälle, tema näojooned väändusid absoluutse vihagrimassiksi. Liina. Murgastaa, tundes lopuksi teda kummitava tondi. Hullunult tormasta trepist ylös. Ignorerides politseikarjeid, kes juba teisest uksest sisse tulid. Tuumas haaras mu käest. Juukse, ytlestä mulle. Katuse luugi kaudu. Tulimme väliä laukatuselle paduvihma alla. Tuulpeaegu paiskas meid pikali. Sealt nägimme kai ja almööningaid politseiautosid. Huune teisel kyljel oli metallist tuletorjeredel, mis viis alla platformille. Suundusimme selle puule, kuid katuseluuk lendas jalalögiga lahti. Mart ilmus metallkangiga käes, pea veritsemas, silmät pärani ja metsikud. Toomas astus vahelle, pyydes teda peatada. Mart andis talle kangiga jokra löögi kätte, kuulsin kohutavat praksatust. Toomas kukkus maa pinnalle, karjudes valust. Hoides rippuvat kät. Jouksin tema puulee, kuid Mart haaras mind sallist ja tombas mind tagurpidi. Tunsin, kuidas mu peanah valust poolema syttis. Ta lohistas mind katuse serva puule, kasutades mind kilbina, kui nägi mitut ohvitseri teiselt puult yles tulemas. Veelyks samjama viskantaa, karjustaa, surudes kangi vastumukailla, ohvitser peatus. Viham leotas maid koiki. Hingasin raskustega. Tundes kylmää metalli oma kurgul, kuid mä ei kartnud nagu varem. Mä olin lopetanut. Mart sundis minden daga tule torjeredelistalla. Joutsimme vanamaasturini, mis oli parkitud laeva kontainerite vahelle, kindlasti varastatud. Ta lykkäs mind kaasoitja istmeelle, sidus mukeed oma lipsuga katuselingi kylge ja istus rooli. Ta kihutas minema nagu hullumeelne. Lyes aja maha ja suundudes avenyyle, mitu politseiautot sabas. Politseiautot järgnesid sireenide huilates. Mart soitis, just kui ei väärtustaksta ei enda ega minu elu. Ta soitis punaset tule alt läbi, riivasteiste autode pegleid, porrutas lompidesse, mis panid meid ohtlikult libisema. Löysin oma olla vastuust, pyydes vabaneda, kuid lips oli liiga pingul. Sa ei pääse. Ytlesin mä kähedä häälega. Jää vait, pomisesta. Mä ei lähde tagasi vaeseks. Mä ei mädäne vanglas. Me lähemme kaugele. Kassa moistad, Liina. Kaugele. Ta soitis yles ehituses olevalle viaduktille. Maa oli vihmast libe ja tee kitsenes tsemendiblokkide tottu. Espool vilkusid politseiautode tuled, blokeerides meie teed. Mart rebis rooli, et barrikaadi vältida, kuid autokautas pidamise. Maailm kerles mitu korda. Soiduk libises. Porkas kyljega vastu tugiseinä ja paiskus vastu maad. Turvapadjad avanesid. Tunsin teravat lööki pähe ja pöletavat valu oimukohal. Oimetuna suutsin eristada Marti enda körval, nina veritsemas, yks jalg armatuurlaua rusude vahel kinni. Sellegi poolest jätkasta liikumist. Ta komistas ukselahti ja lohistas mind väliä, haarates mind randmetest. Väljas jätkas vihm halastamatult sadamist. Ta tombas meid viadukti servalla hedalle. Kusvaevalt moned sammud eraldasid meid tyhjusest. Almyrises linna joe tumeval.
Mitmed politseiautod ymbritsisid soidukit, sihtides meid relvaadiga. Mart surus katkise klaasityki mukaelalle. Otse uniarteri kohale. Tunsin terävät otsamunahka loikamas ja sooja vereniret mördä kraed alla libisemas. Politsei karjustalle, että rahuneks, että laseks mul minna. Läbirääkiä rääkis megafoni kaudu, pyydes aika voita. Mart, deliriumis, noudis helikopterit, raha, vabateed. Se oli absurdne. Ta teadis, että al pole väliä pääsu, kuid klammerdusselle fantaasia kylge nagu uppuja oksa kylge. Kuulsin teda raskelt hingamas otse minu taga, klaas surumas mu kurku. Ja ometi täitus mu meelsel hetkel kummallise rahulikkusega. Lakkasin värisemast. Nägin teema peegeldust lombis. Mes, keda olin armastanut, oli tuntmatuseni muutunut, ambitioni desti ja hirmust puretud. Motlesin Rasmuselle, teema väikeselle kehalle kirstus, kaselle, kes kukkus kooli kolmandalt korruselt. Neil polnud valikut. Mul oli veel. Heitsin kiire pilgu alla tema jalgadele. Mardi parem jalg oli nähtävalt vigastatud. Rebenenud pyyksirie paljasta sygavad haavad, veri segatud musta vega. Se oli tema norkkoht. Kogusin kogu jou, mis mul oli jäänud. Hingasin sygavalt sisse, huulimata sellest, et klaas syvendas loiget veidi rohkem. Äkitselt virutasin peaga taha ja hammustasin kät, mis hoidis klaasi kogu oma kogunenud raivuga. Surusin hambat tema lihasse, kuni maitsesin verd. Mart lasi kuuldavalle rebiva karje. Refleksiivselt lodvestasta oma kät ja klaas libises tema sormedest. Sekunditkin raiskamata tostin jala ja loin teda kogu oma jouga vigastatud polve pihta. Kostis kohutav praksatus. Mardi karje oli velgi teravam kui enne, peaegu ebainimlik ulg. Tema keha kautas tasakaalu, jota kukkus kylili läbimärjälle asfaldille. Vään ledes valudes. Hyppasin emalle komistades, kuid lopuks tema hardest vabanenud. Politsei kasutas segadust äärää. Mitmed agendid joksid meie poole ja tombasid mind sillaservast emalle. Taised söstsid Mardi kallalle, kes peksis ja rabeles. Pyydes midagi harata. Yks ohvitseridest pidi teda teise jalga tuulistama, kuita yritas teema relva harata. Koik muutus segaseks. Hääled, tuled, käed. Nad panid mind maha istuma, mähkisid mind termotekki. Paramedik surus Marli mukailla haavalle. Ma ei öelnud midagi. Vaatasin lihtsalt, kuidas nad Marti kanderaamille tostsid. Keiraudades, veritsevana moondununa. Kuita minust möödus, kohtusid meie pilgud uesti. Siil polnud enam ylbust, ei yleolekut, ei viha, ainult puhas hirm. Voib olla esimest korda moististaa, et koikon läbi. Thomas ilmus varsti pärast seda, käsi lingusees, nägu sinikates. Ta lähenes nii hästi kui suutis ja pani oma terve käe minu ymber. Sel hetkel lubasin ma endalle lopuks nutta. Kuid mu pisarad ei olnud enam ainult valust. Niid olidka kergendusest. Järgmisel päiväl rääkisid uudised yksikasjalikult korruptioni ja morvavörgustikust, mis holmas Marti ja herra Tamme. Salvestuste fragmendid lekkisid. Pildid galaskandaalist. Fotod molemast käiraudades. Avalik arvamus pöördus nende vastuu. Prokuratuur asus tegutsemaan. Pangarved kylmutati. Vara arestiti. Kuid seaduslik karistus oli vaid osa arvestusest. Elu voi saatus hoolitses ylejäänu eest. Vangla haiglas, kuhu Mart oli sattunut. Avastasid arstid, et onnetuses purustatud, jalg oli raskelt nakatunut. Klaasi, pori ja asfaldiprahi kombinatsioon oli viinud bakterid verre. Tundidega hakkas kudemädänema. Teema elu päästmiseksi polnud neil muut valikut kui amputeerida tema parem jalgyle pölve. Narkoosist ärkätes avastas Mart, et eiköni enam kunagi sama moodi. Ta nuttis, karjus, anus, et talle tagasi antaks se, mille ta oli kaotanud. Se oli johker ironia. Tema, kes oli hävitänyt omaenda poja keha. Kahjustades tema elundeid myrkiga. Nägi nyt omaenda keha sandistatuna. Selles haiglavuudis, ratastuulia heldatuna, nägi sama inimene,
kes pidas end voitmatuks, kes vaatas norkadelle ylevalt alla, end igaveseksi muutununa selleks, miidata koigerohken palgas. Ka herra Tam ei pääsenud kergelt. Oma esimesel ametlikul ylekuulamisel prokuratuuris tostis pinge tema vererohku. Ta sai massiivse insulti. Ta jäi ellu, kuid puul tema kehast jäi halvatuks. Mes, kes domineeris lavadel liigutavate könedega, kes manipuleeris poliitikute ja ärimeestega oma sujuva jutuga, oli taandatud arusaamatute helide tegemiselle, ilatsemiselle, vuudihaikeks vangla Latsaretis. Tema vara konfiskeeriti. Tema perepesi häbist oma käed puhtaks. Ta hakkas soltuma vuorastest kätest, isegi söömiseksi ja tualetis käymiseksi. Se oli tema uhkuse täielik häving. Saara, Mardi sekretär ja armuke yritas pongeneda. Ta peeti kinni lennujaamas, pyydes riigist lahkuda ehete ja sula rahaga enne uurijaid. Ta reetis Mardi hetkegi motlemata, andes yle kannete andmeid ja kompromiteeri vaid e-kirju. Ta uskus, et se vähendab tema karistust, kuid ta ei suutnud vältida vastutust varjamises kaasa-aitamise ja raha kasusaamise eest. Ta moisteti lopuks 20 aastaks vangi. Vanglas, kaugel kallitest ylikondadest ja luksushotellidest, lakkas tema ilu olemast privilegia muutus kadeduse ja aggressiooni sihtmärkiksi. Toomas ja minä jälgisimme uudiseid rahuloleva raevu ja kurnatuse seguga. Me ei tähistänyt kunagin ende kannatusi, kuid me ei tuntnudka kaasa. Miski, mis nendega juhtus, ei tulnud lähedallegi lapse valulle. Keda myrkitas tema oma isä, voi opetaja terrorille, kes visati kolmandalt korruselt alla toe rääkimise eest. Kuid vähemmalt ei olnut nad enam puutumatud. Yhel päeval kutsuti mind vanglahaiglassa oma tunnistust laajendama. Myötävalvatud koridori kondides nägin Marti läbi akna, istumas ratastoolis. Ta oli vaevalt vari mehest, kestä oli olnud, köhnem, vanem, kadunut pilkuga. Kuita märkas, et ma siilolen, pyrasta aiglaselt pead. Meie pilgud kohtusid velkord. Ta hakas vaikselt nutma. Ta huulet liikusid, pyydes muodustada sonnu, mida ma ei kuulnud. Vabandusid, pisarad, mis saabusid liiga hiljaa. Esimest korda ei tuntnud ma viha, ainult rahulikku tyhjust, murdmatut distantsi. Vaatasin teda monet sekundid, piisavalt kauan, että muistaks, et ma seisan endiselt pysti. Et olin elanut koik, mitä ta yritäs hävitada. Siis pöörasin ma ymber ja läksin oma teed. Mul polnud talle enam midagi öelda. Möödus 6 kuud sellest tormisest ööst viaduktil. Ehki aeglane, hakkas haavu sulkema. Armid jäid, kuid niid ei veritsenud enam. Yhel hommikul, selge taivaga, vaatasin end oma uue maja peeglist, väiksem ja lihtsam kui eelmine, kuid täis rahu. Panin selga pehme kreemika salli ja silusin kangast kindlate kätega. Naine peeglis polnud enam ema, kes vaivu suutisend oma poja matustel pysti hoida. Ta oli keegi, keda tragedia oli karastanut. Agaka sellest körgemalle tousnud. Minu korval, peegelpildis, nägin Toomast möödumas paperipakiga ja tekemas rumalat nalja, et tuju tööstä. Sel päiväl pidi loetama looplik kohtuotsus. Kohtusaalis, mis oli täis aja kirjanikke, lasteyhenduste esindäjäid ja pealtvaatajaid, oli ohkon tihe, istusin esireas. Toomas, ylikonnas ja täielikult taastunut käega, istus minu körvalle ja vottis mu käest. Siis sisenesid kohtunikud, pomiseminen lakkas. 2 ohvitseri lykkäsid Mardi ratastooli syydistatavate pingille. Tapea oli langetatud. Körval olev pink oli tyhi. Tamme advokaat esindasteda, sest vanamies ei saanud enam liikuda. Eemal teises tuulis, värises Saara, kahvatu. Prokurör andis kindla ülevaate koigist syydistustest. Alaealise raskendatut tapmine, vuotmetunnistaja morv, korruptioon, rahapesu. Eesistuja kohtunik, keskealinen nainen rangetes silmadega, hakkas resolutiooni lugema. Saal valdas aupaklikkuvaikust. Tema sonnad, ehki formalsed,
Omasid vette, visatud kivi joudu. Ta kuulutas mardi syydi koigis punktides ja rohutades tema tegude julmust ja ette kavatsestust. Määrästä körgeima karistuse. Elua egne vangistus. Kuuldia hetusi, hyötusi, vaevu tagasihoitud, jumal tänatud saali tagant. Mart hakkas värisema. Ta murdus, nuttes inetu, meeleheitliku mis ei liikutanut kedagi. Herra Tammelle määräti eluaegne vangistus ilma tingimisi vabastamise voimaluseta. Kohtunik märkis, et kuigi haige oli tema moraalne ja juridillinen vastutus absoluutne. Tema murtud keha vedaks ylejäänud aastad, mistal olid jäänud vanglavuodis. Kohus andis Saaralle 20 aastat vangistust. Kui kohtunik 3 korda hamriga loi, tunsin, et midagi minu siis lopuks sulgus. Juridillinen päätyk oli loppenut. Kohtumajast lahkudes maitses tänava värskeä teisiti. Si ei olnut absoluutne vapaudus. Sest miski ei tuks Rasmus tagasi. Kuid si oli esimene samelu suunas. Kusmu poeg polnud lihtsalt ohver. Vaikka millegi hea siime. Kogu mu isä pärandissening mardi ja tamme skeemidesse segatud raha saadi pärast pikka juridillist prosessi, milles Toomas näki ränkä vaeva tagasi. Riikkavatse suure osa endalle jättää, kuid suutsimme toistada, et se oli Rasmuse pärandvaara. Sellegi puolest oli mul selge, et mä ei saa seda raha endalle hoida. Mä nägin seda verega määrituna. Otsustasin muuta selle millekski, mis austaks mu poega. Leitsimme linna äärest vana huone ja renoveerisimme selle täielikult. Sissepääsu juurde riputasimme värvillise sildi. Rasmuse maja, lastekaitse ja hariduse sihtasutus. Tahtsin, et se kohta oleks varjupaik väärkoheldud. Halvasti koheldud voi hyljätud lastele. Neille, ketä keegi ei uskonut ega kuulanud. Koot, kusnad saaksid magada ilma hirmuta, oppida, mängida, saada psykologe, opetajaid, kiindumust. Kondisin läbi värskelt värvitud korridoride, mitä kaunistasid lasten jounistused. Huuvismängisryhm lapsi jalkpalli. Teiset käisid kordamööda kiikedel. Nendenäär kajas murinnus kui lahkekajaa. Peafuajeesse riputasimme suure fotona erätavast Rasmusest ja selle körvalle yhe opetajakasest. Osa rahaga finansseerisimeka kooli renoveerimist, kusta oli töötanud. Seal hulgas uut raamatukogu nimega Kase raamatukogu, et tema nimi jääks seotuks hariduse, mitte tragödiaga. Ahtu langedes, kui päike hakkas taivast oranžiks värvima, läksid Toomas ja minä kalmistule. Rasmuse ja Kase hauad olid körvuti magnoliapuu varjus, mille lohnavad valged ojed kummardusid kaitsvalt nende kohale. Muru oli rohelinen ja hästi holdatud, kaunistatud värsketelilledega, mitä anonyymsed inimesed ajalt jätsid. Kykitasin Rasmuse hauakiviette, libistades sormedega yle tema nime, mis oli marmorisse rajutud. Sekord polnud mu silmis meille heidet nagu varem. Oli nostalgiat, jah, kuid segatud uerahugaa. Si on tehtud muu arm, sosistasin mä. Me saimme oigluse. Nad ei tee enam kellelegi häiget. Sinu raha aitab nyt teisi lapsi kaitsta. Sa ei pee enam valu tundmaa. Sa voit sil yleval mengidani palju kui tahad. Tuul liikutas ornalt puuoksi ja monet valged kronlehed langesid haualle. Sulgesin silmad ja palvetasin kauaa ja sygavalt, andes Jumalalle oma tänu, oma leina ja kogu oma poja elu. Kui mä lopetasin, tousin pysti. Se oli siis, kui mä nägin midagi kruusatee lopus, umbes 10 metri kaugusel, keset kultset päikeselojangu valgust, joonistusväliä poisi siluet. Ta kandis pijamat Rasmuse lemmik superkangela se pildiga, sama rietust, mille mä talle selga panin viimasel ööl, mille ta kodus vetis. Ta juuksed olid sassis ja silmad säravad nagu alati. Ta ei näinud haige ega väsinud väliä. Vastupidi, ta kirgas tervist ja roomu. Mä ei tuntnud hirmu. Ta vaatas mind tohutu nairatusega, nii helendava, et se peaaegu tegi haiget. Ta tostis parema käe ja lehvitas mulle väikese gestiga. Hyvästi jät. Ja minuga on koik korras, emme. Tunsin yhtä pisarat möödä posken libisemas. Mä lehvitasin vastu värisevä käega ja naeratusega, mis esimest korda pika-ajajooksul oli siiras. Näemme varsti kullake, pomisesin mä.
Rasmuse kuju hajus vähehaaval koos lojuva päikese valgusega, kunikadus, kuid sojus, mille tamurinda jättis, jäi sinna. Ta oli rahus. Mä voisin lopuksi leppida sellega, et mä ei kallista teda enää kunagi, kuidka sellega, että ei kannatanud. Pöörasin ymber. Thomas otas mind monet sammuttaga kysymysi esitamata. Selle vaikka se kannatlikkusega, mistal minuga alati oli olnud, sirutasta oma käe. Votsin sellest kindlalt kinni. Kondisimme kalmistult väliä körvuti, jätte seljataha aastate pikkuse valuu, hirmu ja syytunde. Minu ees syytäslin oma tuledyksaaval, just kui avaneks uus eesrie. Mul oli terve elu ees, täis lapsi, kes vajaksid kaitset, lugusid, mis väärivad kuulamist, haavu mida mä ehkä saaksin aidata parandada. Mä polnud enam lihtsalt ema, kes kautas oma poja, ega reedetut naine. Mä olin Liina, naine, kes kondis läbi tormi ja jäi pysti, Rasmuse maaja asutaja ja hääletä laste kaitsia. Ja esimest korda pika aja juoksul, moeldes tulevikule, voisin mä vaikuses öelda. Ja. Kas sulle meeldis se lugu? Ja millisest linnast sä kuulad? Kohtume kommentaarides. Kui lugu sulle meeldib, saad mind toetada, saates supertänu, et saaksin jatkuvalt selliseid lugusid tuua. Suuraita armsa toetuse eest. Ootan ponevusega teie kommentaariloo kohta. Ekranil näette kahteutelu lugu, mitä mä sojalt sovitan. Minu kanalil on veel paljon muud. Ärge unustage tellida. Kohtumiseni järgmises eluloos. Armastuse ja austusega.